Tervist! Arstid ja teadlased on juba ammu tähele pannud, et inimestel, kes elavad kõrgmäestikus, kus õhk on hõredam ja vähenenud on hapniku osarõhk, ehk siis hingata on raskem ja iga sõõmuga jõuab kopsudesse vähem hapnikku, mistõttu on su keha pidevalt natukene hapniku näljas, esineb keskmisest oluliselt harvemini teist tüüpi diabeeti. Ja seal elavatel inimestel on ka oluliselt parem glükeemiline kontroll. Aga seni ei ole mitte keegi suutnud välja nuputada, miks see ikkagi nii on. Nüüd on välja tulnud üks värske ja väga äge teadustöö, kus sellele küsimusele on viimaks leitud kindel vastus ja see vastus on tegelikult ikkagi üsna üllatav. Teadustöö viidi läbi hiirtel, kellest pooled paigutati keskkonda, mis jäljendab kõrgmäestiku tingimusi, ehk siis õhk muudeti hõredaks ja näriliste organismis tekitati hapniku nälg. Ja kui neile anti nüüd suurem kogus süsivesikuid, siis kadus glükoos nende vereringest imekiiresti. Kui hiirte hapniku näljutamine lõpetati, siis normaliseerus veresuhkru tase keskmiselt 14 päevaga, aga parem glükoosi taluvus kestis umbes 6 aega, mis viitab siis tegelikult pikemaajalisele kohandumisele. Uurijad otsisid verest kadunud suhkrut nendest kohtadest, kuhu see tavaliselt ikka kaob, ehk siis lihastest, südamest, maksast ja isegi rasvkoest, aga neis ei tõusnud glükoosi tase kas üldse või kerkis siis nii vähe, et see ei selgitanud kadunud glükoosi müsteeriumit absoluutselt. Pärast põhjalikke uuringuid suutsid teadlased kindlaks teha, et verest imevad glükoosi enesesse vere punalibled ehk erütrotsüüdid, mis on üllatav leid, kuna neid on varem peetud ainevahetuslikult äärmiselt väheolulisteks ja nende sisuliselt ainsaks ülesandeks organismis on arvatud olevat hapniku transport kudedesse ja sealt süsihappegaasi eemaldamine. Teadlased viisid seeläbi läbi suure hulga igasuguseid katseid, mõõtmisi ja analüüse, mille kohta sa võid huvi korral lugeda pikemalt ja põhjalikumalt uuringust enesest, mille viida ma panen pildikasti alla, ja leidsid, et kuna hõredas õhus viibides tekib hiirtel ja muidugi ka inimestel erütrotsüüte suures koguses juurde, täpsemalt öeldes hiirtel vere punaliblede hulk koguni peaaegu kahekordistus 4 nädala jooksul, siis piisab vere punalibledest täielikult, et kadunud glükoosi müsteeriumit selgitada. Ja just erütrotsüüdid on need, mis verest glükoosi käsnana enesesse imevad. Väga põnev leid, mis näitab veel kord selgelt, et parem glükeemiline kontroll on põhjustatud just verelibledest, oli see, et kui diabeedi sümptomitega hiirte organismi viidi verd, mis pärines nii-öelda kõrgmäestiku hiirtelt, siis vähenes nende vere glükoosi tase oluliselt ja nende glükoosi taluvus paranes märgatavalt. See viimane seik viitas tugevalt selles suunas, et erütrotsüütide avastatud võimeis ei mängi rolli ja peamist rolli mitte ainult nende kogus. Ja kui teadlased lähemalt kõrgemäestiku imiteerivates tingimustes hiirte organismis tekkinud erütrotsüüte uurisid, siis selguski, et neis olid raku ja molekulaarsel tasandil aset leidnud muutused, mis võimaldasid neil siduda ligikaudu 3 korda enam glükoosi. Ja see oli neile ka vajalik, sellepärast et see lisaglükoos aitas neil oluliselt tõhusamalt kudedesse hapnikku transportida. Teadlased katsetasid ka, kuidas mõjutab diabeedi sümptomitega hiiri uurijate poolt varem välja töötatud preparaat Hypoxistat, mis tekitab organismis kunstlikult sama hapnikuvaeguse ehk hypoksia olukorra, nagu tekib hiirtel ja inimestel kõrgemäestiku tingimustes. Ja uurijad leidsid, et mõju oli hiirtel põhimõtteliselt sama. Erütrotsüütide kogus tõusis, need muutusid nagu võimekamaks, veresuhkru tase langes ja glükoosi taluvus paranes. Tuvastatud efekt on huvitav, sest see on sisuliselt insuliinist sõltumatu, mis tähendab, et see avab nii-öelda ukse uute ja uue toimepõhimõtetega diabeediravimite väljatöötamisele, mis võiks aidata näiteks patsiente, kellel on väga tugev insuliiniresistentsus või kelle beetarakud on saanud oluliselt kahjustada. Antud uuringul, oleme ausad, ei ole minu arvates otsest implikatsiooni spordile ja eriti tervisespordile.
Aga kui me juba diabeedist ja insuliini resistentsusest räägime, siis ma tuletan sulle hea meelega meelde, et väitel, et regulaarne lihastreining alandab väga tugevasti teist tüüpi diabeedi riski ja aitab selle haiguse puhul säilitada ka kõrgemat elukvaliteeti, on ülitugev teaduspõhisus. Nii et las need hiired ronivad mäe otsa ja söövad uusi hüpoksiat imiteerivaid diabeedi ravimeid, aga meie sinuga läheme hoopis jõusaali ja tõstame raskuseid ja oleme terved. Jõusaalis näeme!